Tere 8. klass! Kui sa seda videot vaatad, siis see tähendab ilmselt seda, et sa oled oma liitmisvõttega jänni jäänud ning selleks me olemegi siin, et see koos üle korrata. Kõigepealt vaatame, kas kõik x-id, y-id ja vabaliikmed on õiges kohas ehk kohakuti. Esimesel kohal on meil x-id, need on kohakuti. Teisel kohal on y-id, mõlemad teisel kohal tehtes kohakuti ning vabaliikmed mõlemad peale võrdusmärki, seega kohakuti. Ning nüüd me saame hakata vaatama, kuidas me neid kas x või y-id ühesuguseks teeme. Vaatame, x-i kordajad. Esimese kordaja on 2, teise kordaja on 5. Võime otsustada x-id ühesuguseks teha. Aga y-idega, y-i kordaja on -5 ja teine kordaja on +3 ehk 5 ja 3. Võime ka need otsustada ühesuguseks teha. Praegusel juhul mina valin x-id. Ning selleks, et välja mõelda, kuidas nad ühesuguseks teha, me peame välja mõtlema või arvutama, milline arv jagub nii 2 kui 5. Võid oma peas juba natukene mõelda, aga ilmselt ja loodetavasti jõuad järeldusele, et see arv on 10, mis jagub nii 2 kui ka 5. Ehk siis meie eesmärk on nii esimese tehte x kui teise tehte x saada 10. Võime nad juba kirja panna 10x ja 10x. Ning nüüd me peame välja mõtlema, millega meil on seda algset asja vaja korrutada, et sellest 10 saada. Selleks, et 2 saada 10, 10 jagatud 2 on 5. Ehk siis me peame 2x korrutama 5, et sellest saab 10x. Teisel juhul 5x vaja teha 10x, meil on vaja seda korrutada 2, sest et 10 jagatud 5 on 2. Seega korrutame terve selle rea läbi 2. Ning hakkamegi nüüd siis rida kaupa arvutama. Esimese rea pean kõik 5-ga läbi korrutama. 2x korda 5 on meil juba kirjas, tuleb 10x. Miinusmärk vahele, sest et siin üleval tehtes on miinus. Nüüd 5y korda 5 on 25 y-t. Võrdusmärk vahele, sest et siin on võrdusmärk. Ja nüüd 1 korda 5 tulebki 5. Ja nüüd teine rida. Panime ju kirja, et peame kõik 2-ga läbi korrutama ning seda me teemegi. 2 korda 5x, meil on juba kirjas 10x. Plussmärk vahele, panen ka siia plussmärgi vahele. Nüüd 3y korda 2 tuleb kokku 6 y-t. Võrdusmärk 18 korda 2, kokku 36. Ning me olemegi saanud oma uue tehte. Ning nüüd meil on vaja välja mõelda, kas me peame liitma või lahutama, et need x-id nulli saada. 10x ja 10x. Kui siin ei ole märki ees, siis see tähendab seda, et siin ees on pluss. Ehk siis 10x ja pluss 10x. Kui ma nad liidaksin, siis meil oleks 20x. Seega pean lahutama. Võite juba meelde jätta ka, kui neil on ühesugused märgid, siis me lahutame. Ehk siis, kui siin mõlemal on kas plussid või mõlemal on miinused, siis lahutame. Aga kui neil on juba erinevad märgid, ehk ühel on pluss, teisel on miinus, siis me liidame. Praegusel juhul mõlemal olid plussid, seega me peame lahutama. Ning lahutamegi kõik asjad ära. 10x miinus 10x läheb 0x, ei pea kirja panema. Miinus 25y miinus pluss 6y. Miinus ja pluss teeb kokku miinuse. Ehk siis meie tehe tuleb miinus 25y miinus 6y. Paneme kalkulaatorisse, saame, et vastus on miinus 31y. Võrdusmärk vahele. Ja nüüd meie vabaliikmete tehe 5 miinus 36. Paneme kalkulaatorisse, tuleb vastuseks miinus 31. Ning praegusel juhul me teame siin miinus 31 y-t. Aga me tahame saada ühte y-t. Selle jaoks jagame läbi tundmatu kordajaga. Y ees olev arv on miinus 31, ehk siis me peame kogu selle tehte jagama läbi miinus 31. Ning panemegi kalkulaatorisse miinus 31 jagatud miinus 31, saame, et y võrdub 1. Ning nüüd, kui me teame y-t, me võime selle asendada ühte esialgsesse tehtesse. Ise valime kumma, soovitan võtta selle, kus on väiksemad arvud. Esimeses on ju 2, 5 ja 1. Teises tehtes on 5, 3 ja 18. Esimeses tehtes tunduvad olevat väiksemad arvud, mis tähendab, et me valime selle, et meil oleks endal lihtsam arvutada.
ning ma kirjutangi selle sama tehte nüüd uuesti välja. Ainus erinevus on see, et me teame, mis on Y, seega Y asemele kirjutan 1. Hakkame kirjutama 2x miinus 5. Nüüd, kui siin arvu ja tähe vahel ei ole märki, siin on kordusmärk vahel. Ehk siis panengi 5 korda Y, ainult et Y on 1. Seega kirjutan 5 korda 1. Võrdub 1. Arvutan nüüd kiiresti ära, mis miinus 5 korda 1 on, tuleb miinus 5. Ning siis ma saan hakata sorteerima. Tundmatuga liikmed vasakule, vaba liikmed paremale. 2x juba on vasakul pool võrdusmärki, jääb 8x. Panen võrdusmärgi. 1 vaba liige juba on paremal pool võrdusmärki, jääb 9. Aga mis saab sellest miinus 5? Meil on vaja see tõsta üle võrdusmärgi. Ning kui me tõstame arvu üle võrdusmärgi, siis selle arvu ees olev märk muutub. Plussist saab miinus, miinusest saab pluss. Ehk siis, kui me tõstame miinus 5 üle võrdusmärgi, sellest saab pluss 5. Ning nüüd ma saan hakata koondama. 2x võrdub ja arvutan ära, mis see 1 pluss 5 on 6. Ning nüüd me teame, et 2x on 6, aga me tahame saada 1x. Ehk siis millega me jagame taaskord tundmatu kordajaga ehk selle arvuga, mis on tähe ees. X ees on 2, jagan 2-ga. Panen kalkulaatorisse 6 jagatud 2-ga, saan, et x võrdub 3. Nüüd me oleme oma x ja y väärtused kätte saanud, x on 3, y on 1, aga me ei tea, kas need on õiged vastused. Ning sellepärast peame tegema kontrolli. Kontroll 1, kontrollime esialgseid tehteid. Kontroll 1-ga kontrollin esimest tehet, kirjutan selle uuesti, ainult et x ja y asemele panen nüüd need väärtused, mis ma välja arvutasin. Ehk siis hakkabki tulema 2 korda x, ainult et x on 3, seega kirjutan 2 korda 3. Miinusmärk vahele, 5 korda y, ainult et y puhul tean, et see on 1, panen 5 korda 1. Ja siis arvutan, 2 korda 3 on 6, 5 korda 1 on 5, 6 miinus 1 tuleb vastuseks 1. Vaatan üle, kas pidi tulema vastuseks 1, pidi küll, seega meie kontroll 1 tuli välja. Nüüd teen kontroll 2, ehk kontrollin oma teist tehet. Taaskord kirjutan selle sama tehte ära, ainult et x ja y asemele panen need x ja y väärtused, mis ma kätte sain. Hakkan kirjutama 5 korda x, ainult et x on 3, seega panen 5 korda 3. Plussmärk vahele, 3 korda y, ainult et y on 1, seega kirjutan 3 korda 1. Ning arvutan ära. 5 korda 3 on 15, 3 korda 1 on 3, 15 pluss 3 tuleb kokku 18. Kontrollin, kas pidi tulema 18. Tuli küll. Seega, meie kontroll 1 tuli välja, kontroll 2 tuli välja ning selle tõttu me teame, et meie vastused on õiged. X võrdub 3 ning Y võrdub 1. Loodetavasti tuli sul nüüd meelde, kuidas seda teemat teha ning sa saad tagasi minna oma ülesannete lahendamise juurde.